Kvanttehnoloogia. See on üks neist sõnadest, eks. Ühelt poolt kõlab see nagu uskumatu tulevik ja revolutsioon, teisalt tekitab see ka paraja segadust. Sukeldumegi täna sellesse ja vaatame, mis on tegelikult müüt ja mis on reaalsus selles, ütleme nii, et päris murrangulisel valdkonnas. 20 miljonit aastat. Mõelge korraks selle numbrile. Just nii kaua võtaks isegi meie kõige võimsamatel superarvutitel aega, et lahendada üks eriti keeruline masinõppe ülesanne, mis on seotud kvantsüsteemide mõistmisega. See on arvutus, mis on lihtsalt nii meeletult suur, et see on praktiliselt võimatu. Asi pole isegi selles, et see oleks aeglane, see on täiesti teisel pool sellest, mis on üldse teostav. Aga mis te ütleksite, kui ma rääkisin teile, et teadlased lahendasid täpselt sama probleemi ja seda kõike uue kvantsüsteemiga kõigest 15 minutiga? Ja see, mu sõbrad, see ei ole enam ulme, see on kvantilise uus reaalsus. See üksainus tulemus muudab täielikult mängureegleid ja on käivitanud ülemaailmse võidujooksu kvantüleoleku nimel. Ja maailma suurriigid, uskuge mind, nad ei maga. Nad pumpavad miljardeid dollareid riiklikesse programmidesse, sest kõik tahavad olla esimesed, kes selle uue tehnoloogilise piiri valutavad. Nii et Ameerikast Hiinani, kõik on selles võidujooksus sees. Käib täiesti intensiivne võistlus, et kvantmaailma saladused lahti muukida. Aga milleks see kõik? Mida nad tegelikult ehitada üritavad? Selle tohutu võidujooksu keskmes on tegelikult 4 peamist sammast. 4 valdkonda, millest igaühel on potentsiaali meie maailma täielikult pea peale pöörata. Kõigepealt on meil kvantarvutus. See on see, mis kasutab kvantbitte, et lahendada probleeme, millest tavalised arvutid ei saa isegi und näha. Siis on kvantinternet, mis lubab meile põhimõtteliselt täiesti pealkuulamiskindlat suhtlust. Kolmandaks, kvantmetroloogia. See kõlab keeruliselt, aga tegelikult tähendab see ülitäpseid mõõtmisi, mis võivad revolutsioneerida nii meditsiini kui ka teadust. Ja lõpuks 4. kvantsimulatsioonid, mis aitavad meil luua mudeleid keerulistest süsteemidest, mõelge näiteks uute ravimite väljatöötamisele. Nii et näete, see ei ole ainult üks asi, see on terve uus komplekt tööriistu. Aga nende uskumatute pealkirjade taga on ka üks päris tõsine reaalsuskontroll. Alustamegi siis sellest kõige suuremast ja kuulsamast, kvantarvutusest. Teoreetiliselt on kõik justkui paigas, aga praktikas, insener-tehniline väljakutse on ausalt öeldes pead pööritav. Vaadake, praegu suudame me opereerida umbes 50 kvantbitiga prototüüpidega. Aga selleks, et teha midagi päriselt kasulikku, näiteks murda tänapäeva krüptograafiat, on meil vaja stabiilseid süsteeme, kus on umbes 1 miljon kvantbitti. See ei ole väike samm edasi, see on nagu hüpe üle Suule kanjoni. See on tegelikult hea võrdlus. Me teame, et see põhimõtteliselt töötab täpselt nagu tuumasünteesiga, aga selle skaleerimine, see on monumentaalne ülesanne ja siin pole mingit garantiid, et areng on sama kiire, kui see oli klassikaliste arvutite puhul. Ja siis on meil kvantinternet, mille ümber on ka ikka omajagu müra ja müüte. Näiteks see levinud arvamus, et see võimaldab suhelda valgusest kiiremini, ei, seda see ei tee. Või et see on ainus viis, kuidas end tuleviku kvanträkkerite eest kaitsta. Tegelikult meil arendatakse juba praegu niinimetatud postkvantkrüptograafiat, mis suudab meie praeguse interneti täiesti turvaliseks teha ka tulevikus. Aga teate, just siis, kui tundub, et need takistused on peaaegu ületamatud, on viimasel ajal tulnud 3 teaduslikku läbimurret, mis on hakanud seda pilti täielikult muutma. Ja siin me näemegi seda esimest läbimurret. Mäletate seda 20 miljoni aasta ja 15 minuti võrdlust? See ongi see tõestatud kvanteelis õppimises. Ja mis kõige ägedam, see ei sündinud mingis hiiglaslikus ja kallis rajatises. Ei, see saavutati täiesti standardse optilise varustusega ühes keldrilaboris. Järgmine suur peavalu on olnud kvantbittide stabiilsus või selle puudumine. Tavaliselt kaotavad nad oma kvantoleku loetud mikrosekunditega, aga nüüd on hiljuti loodud kvantbitti, mis püsivad stabiilsena üle tunni. See on miljoneid kordi pikem ja teeb praktiliste kvantarvutite ehitamise järsku palju reaalsemaks. Ja nüüd minu arvates kõige vapustavam läbimurre üldse. Teadlased on ehitanud bioloogilisi kvantsensoreid. Kujutage ette, nad kasutasid täpselt samu valke, mis panevad meduusid helendama. Ja kõige uskumatum osa, need töötavad elusate rakkude sees. Ja just siin, selle avastusega, muutub kogu see lugu millestki puhtalt tehnilisest, millekski palju sügavamaks, lausa filosoofiliseks. See mõte on päris võimas. Meie ei räägi enam lihtsalt paremate arvutite ehitamisest,
Me räägime sõna otseses mõttes elu enda ehituskivide muutmisest. see võimalus muuta omaenda ragud kvantsensoriteks, see ei ole enam ulme, see on reaalne. Ja see sunnib meid esitama ühe väga-väga keerulise eetilise küsimuse. Küsimuse, milleks me ei pruugi veel valmis olla. Okei, mis siis juhtub, kui me paneme need 3 läbimurret kokku? Kui sa paned kokku tõestatud õppimise eelise, ülistabiilsed kvantbittid ja võime seda kõike bioloogiasse integreerida, see tähendab, et praktiline kvantarvutus on äkki palju lähemal, kui me arvasime. Mõned eksperdid räägivad juba täiesti tõsiselt, et aastaks 2030 võiks meil olla 100 loogilist kvantbitti. Ja need on need, mis on vigadele vastu võimatud ja tõeliselt võimsad. Ja see kombinatsioon ei loo lihtsalt järjekordset paremat masinat. See loob midagi täiesti uut. See tähendab üleminekut nendelt tohutult ja ülikallitelt seadmetelt tehnoloogiale, mis on nii väike ja efektiivne, et seda saab integreerida otse elusorganismidesse. Nii et mida me siis sellest kõigest kaasa peaksime võtma? Esiteks, jah, kvanttehnoloogial on tohutu potentsiaal, aga ka väga suured praktilised takistused. Samas, need hiljutised läbimurded õppimises, stabiilsuses ja bioloogias on neid takistusi ületamas kiiremini, kui keegi oodata oskas. Ja selle kõige tulemusena liigume me puhtalt tehnilisest arutelust hoopis eetika valdkonda. See piir masina ja inimese vahel, see muutub järjest hagusamaks. Nii et lõppude lõpuks ei ole küsimus ainult sellest, mida meie tehnoloogia suudab teha. Küsimus on sellest, mida me valime sellega teha ja kas me oleme tegelikult valmis nendeks tagajärgedeks.